Kui olete koos oma raviarstiga teinud otsuse sedatsioonis või narkoosis hambaravi osas, antakse teile täpne protseduuri aeg või siis teatatakse see teile telefoni teel. Meie anestesioloog otsustab iga patsiendi puhul eraldi, kas on võimalik teostada turvaliselt sedatsioonis või narkoosis hambaravi. Enne protseduuri palutakse teil täita anesteesiaeelne küsitlusleht, mille vaatavad teie raviarst ja anestesioloog koos üle, et koostada teile turvaline raviplaan. Narkoosis hambaravile eelneval nädalal helistab vajadusel teile veel anestesioloog ning esitab vajadusel täpsustavaid küsimusi teie tervise kohta. Valmistame oma patsiendid hoolikalt ette, et ravil käik oleks turvaline ja ohutu. Narkoosis hambaravile eelneval päeval sööge normaalselt, puhake, magage normaalse pikkusega ööni ning õhtul enne ravipäeva või ravipäeva hommikul võtke kõik oma ravimid nii nagu tavaliselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 6 tundi enne narkoosis ravi on teil keelatud süüa, juua piimatooteid ja viljalihaga mahla. Juua võib piimata kohvi, teed, selget mahla ja vett. 2 tundi enne operatsiooni on keelatud kõik joogid. Kuna peale narkoosis protseduuri ei tohi te juhtida autot, siis tulge kliinikusse taksoga või paluge, et keegi lähedane inimene tooks teid siia. Protseduuri päeval kohtute veel oma raviarstiga ja saate vajadusel üle esitada kõik oma hambaravi puudutavad küsimused. Seejärel allkirjastate nõusoleku protseduuriks ning kohtute anestesioloogiga. Teid juhatatakse ravikabinetti, kus paigatakse teile veenikanüül ning alustatakse narkoosiga. Pärast narkoosis hambaravi jälgitakse teie tervislikku seisundit ärkamispalatis. Kui te olete ärganud, tuuakse teile kerge eine ning kohtute oma raviarstiga, kes räägib teile tehtud protseduurist ning annab korraldused edaspidiseks raviks. Kui te tunnete ennast hästi, teil ei ole valusid ning teile järele tulev täiskasvanud saatja on kohale jõudnud, võite minna koju. Ravile tulles ei tohi teil olla palavikuga haiguseid ega muid hingamisteede infektsioone. Kui te peaksite vahetult enne narkoosis või sedatsioonis hambaravi haigestuma, andke sellest koheselt kliinikule teada.